Ennem kui tänase video juurde lähme, kus ma jälle ainult mölisen, siis ma tahaksin kõigepealt tänada üldse eelmise video vastuvõtmise eest, sest et südame teeb tõesti soojaks, kui inimesed ütlevad, et head asja teen, kuigi ma pole tegelikult mitte midagi teinud. Aga varsti tuleb see, ma luban, see on kindel. Nüüd, kui te niimoodi nagu vastate mulle, et isegi praegu, kui ma pole midagi näidanud, et ma midagi teen, siis ikka te toetate heade sõnade ja asjadega ja ka rahaliselt nagu näha, mis annab väga suure motivatsiooni, et seda kõik edasi teha. Nii et nüüd, kui me oleme loonud, ma olen kõik info ära andnud peaaegu, paar üllatust on veel. Ma lihtsalt tahaksin tänada inimesi, teid, vaatajaid, aga kõige algusest minnes siis Michael Reiljan, kes on mind 3 aastat kaasa vedanud driftil, kes tekitas selle huvi üldse drifti vastu. Ja tänu temale tegelikult ma olen siin täna, et ma sõidan drifti ja ta aitas ka eelmine hooaeg kõvasti mind. Ja kui me Soomes olime, siis Martin Ojastaja aitas mind videoga ja näitas, et väga hästi saab teha tavalise iPhone'iga YouTube'i ja inimesed võtavad vastu ja vaatavad seda ja mulle väga meeldis, et nagu inimestel meeldib, mida ma teen. Kui seal oleks 500 vaatamist, siis ma ei tea, kas mul oleks motivatsioon nii palju teha, aga ikkagi need vaatajad, kes siin täna on, need 8000, kes tulevad tagasi iga video juurde, teid ma tänan eriti, siis ma tänan kindlasti membereid, kes on kohe läinud ja hüpanud selle võimaluse peale ja mind toetanud ja näevad varem videosid ja kõike muud, mis me head saame pakkuda selle eest. Ja ilmselt, nagu te olete aru saanud, siin kanalil on väga palju üllatusi ja ma muudan oma meelt kogu aeg, nii et te ei tea kunagi, mis võib tulla. Väike vihje äkki, kes selle tule ära tunneb. Kui sa ei ole member, siis sa ei tea, aga kui sa oled member, siis sa tead juba. Ja mustaga on vihje siis. Nii et hakkab tulema head contenti, näete mind tegemas asju, mida Eestis ei ole võib-olla tehtud veel. Vist ühe korra enne isegi tehtud, aga ikkagi midagi huvitavat on oodata ja ma arvan, et see on parem content kui mingi roima elustamine, vaid teeme õiget asja, teeme korralikult, teeme kvaliteetset tööd ja contenti. Nii et lähme siis tänase video juurde ja näete, millest ma loobusin ja vihje siis teile, mis tulemus on ja näeme järgmine kord ja siis juba sellest üllatusest. Aitäh teile! No tere jälle uude videosse. Täna ma näitan 99 probleemi, miks ma 46-ga ei jätka. Kindlasti see oleks võimalik, aga ma arvan, et see on mõttetu ressursi raiskamine üheks hooajaks kindlasti. Nii et kuna raha uueks kereks nagu nii pole, siis on lihtsam, või pole palju tükke võtta ka siit turboküljest. Nii et lähme edasi E87 ehitusega, aga ennem seda ma näitan siis, et õigustada enda otsust. Siis ma näitan 99 probleemi ja ma arvan, et te nõustute lõpuks minuga. Nii, alustame sellest, et aku kohe kukub välja. Okei, no saab uue keevitada. Pole hullu. Differ, ütleme nii, et see on lõtk differi sisene ja pooltelg, kui ma liigutan, ma ei tea, kui hästi näha on. See on ilma, et ratast liigutaks. See on veel lisa pooltelgi diffrit vaja. Siljakinnitused ei tundu enam kõige paremad. Ja praegu pukiga üles tõstetud. Ja miks mul rajal paugutas see, on sellepärast, et nagu näete, puks sisu on lahti. Nüüd ma lasen puki alla. Pups! Ja see käibki vastu põhja. Ma imestan, sain kaikuga praegu. Ma imestan, et kerekinnitused lahti pole tulnud. Inimesed on tugevad veel, aga kõik on nii roostus, et sellel ei ole mõtet. Nii, paak lekib. Üle poole paagi paned, küttes väises rongis. Karpe
on ja ei ole. Tõsta nagu saab. Tõstab kell, aga noh, siit on näha, mul käpp ei ulatu nii lähedal, nii et see on ära vajunud, siin on ära vajunud. Nii et ei ole kere sellel enam. Ja tagasild ilmselt kukub kohe alt ära. Ja kõik on nii suure lõtkuga, et kõik on uut vaja. No, see on tehtav, aga jälle see on mingi 500 eurot puhtalt selleks, et saada uus sillatala koos uute bukside polortaanidega. Siis on vaja käemikud teha, uued poolteljed, pidurid on korras, kõik kaikad, reguleeritud kaikad, no see on üle 500 juba. Nii et tagasild on bye-bye. Jäärajal sõitsin, siis ikka andis tunda, et paugutas. Ja ma teadsin kohe, miks. Nii, kast, mis läheb prügimäele, lekib igast august. Ennem tehnilise jaoks sai nagu puhtaks tehtud ja mõtlesin, et ei olnud nii hull, aga noh, see on nüüd poole aastaga lekkima hakanud normaalselt uuesti. Nii, lähme edasi. Siin on downpipe. Siin on jälle mingi valesti tehtud kellegi porno. Ilmselgelt see kõik on tänaseks märg jälle. Tundub, et otsagaas lekib. Ma ilmselt pean otsagaale nagu nii vähemalt ära vahetama, kui mitte terve mootori. Rooli võim kadus ära. See on sellepärast, et see tüüs on ikka siin need 2 polti, mis on rõhutorud. Roolivõim omad. Seal on ilmselt tüüs sees veel. Nii et selle saaks teha korda. Ees on originaalamurt üldse. Originaalvedruga. Ja välimus ka on nagu on. Nii et teha oleks liiga palju, ma arvan, teil ei ole huvitav näha mind taastamas mingit roiva, vaid ilmselt saab uue elu teise mootoriga vabalt hingavana ja ma teen budget lihtsalt sillatala vahetusu ja viskan mingi odavad tükid külge, mis ei ole võistluse jaoks. Ja saab talvel ikka sõita, aga noh, seda juba järgmiseks talveks, et ma see talv ei kavatse investeerida sellesse autosse. Nii et kõik paremad tükid lähevad esimese seeria peale ja vaatame, mis seda saab. Võib-olla on huvi varuosadeks müüa, kui tundub, et finantsist jääb puudu. Nii et, aga te saate sellega mind aidata. Minnes memberi lehele, panete siin video all näete ka minu nime, panete kas tal on inglise keeles, kui inglise keeles siis panete join, kui on eesti keeles panete subscribe ida ka muidugi on ju, tellige ja saate ka liituda memberitega, kes näevad seda samat videot just ennem. Ja tervitusi Passati mehele, kes on esimene member, nii et võib-olla saad ainuke, kes näeb seda videot. Nii et ja kõik kerepaneelid on muidugi roostes. Tagant. Ja tegelikult ma hakkasin uusi tiivakaari ka juba külge panema ennem, kui ma alla andsin. Nii et tutikad tiivakaarid. Vaatame, ma arvan, et tallekaks kõlbub küll ja ma arvan, et saab nagu normaalseks. Niimoodi, et silada ei kuku alt ära. Ma ei tahaks nagu raisku lasta nagu seda autot. Aga mul on vaja siit ajujuhtmestiku õhulugejad, mis on siin audio oma ja kõik boosti värk ja võib visata teise mootori peale. Võib-olla see mootor jääbki siia peale või läheb tagasi vähemalt siia peale, kui see on nii kohvi või mõõdan kompressioonid kõik asjad ära. Kui see on kohvi, siis otsin originaali sisselaskede asjad ja juhtmestiku uue aju ja saab jälle 100 eurist äkki sõita sellega. Ja las ta siis paugub ja lõhub ja vaatame, mis saab. Ma arvan, et jäärajale piisab küll mingi 2-2 kohvi viskinu. Nii et las ta alla. Võtame mootori maha ja vaatame, mis edasi saab. Tuleb hakata seda mootorit ennem kui maha võtan, ma mõõdan kompressioonid ära ja teen lekketestid ja asjad, et kui mootori sisu on korras ja vaatan õlifiltrisse ja seal ei ole saalepuru ega mingit sodi, siis ei hakka oma varumootorit kasutama, mis siin on, mis ma 100 euro eest ostsin. Et see on mu varu ja kui see on siiamaani boosti kestnud
ja näitab, et elumärgid on head, siis miks mitte edasi kasutada seda. Lihtsalt tuleb veits viisakamaks teha, uus õli, äravool ja tihendid ära vahetada ja teeme ikka ilusaks asja. Ja läheb uus käiguast. Ilmselt ma kasutan esimesel seerial seda käiguasti, mis praegu seal all on, ehk siis 6-käiguline. Kuigi käigu tahavad veits rasket sisse, aga sellega saab 3. sõitest, et see differ on nii seal 3.73. Nii et ma arvan, et see oleks päris hea. 6. käiguga saab maanteel ilust sõita, pöördu madalad ja käib madalalt edasi ka. Nii et jah, varsti hakkame mootorit maha võtma ja võib-olla mitte selles videos, aga võib-olla järgmises juba. Sest et on juba varsti jaanuari keskel ja oleks vaja aprilli alguseks auto kokku saada niimoodi, et kui kuivaks läheb kohe rajale, et testima, testentuun ja oleks ka, ilmselt on aprillis ka võistlused. Seda siis, avalaks on esiteks ja see toimub Kiltsil esialgselt andmetel ja teiseks Drift Factoris toimub mingi üritus. Nii et sinna ma kavatsen minna. Ilmselt võib-olla finantsiliselt ei saa nii palju trenni teha, aga see olenebki võib-olla ka teist. Kui te tahate mind toetada, siis ma jällegi pean ütlema, et memberid saavad mind toetada kas või 1 euroga. Ja kui tahad kõrvalsõitu kevadel, siis palun väga, saad ka selle. Nii et mine vaata memberite lehele ja sõidame koos. Ja kui on piisavalt finantsi, siis sõidame aprillis mitu korda ja mais on kohe 2 üritust. Mai alguses ja mai lõpus on täitsa Street Fight, ehk Street enda üritus. Ja see on kõik esialgselt andel, sest see kalender on kinnitamata minu arust. Ma ei tea, kas see on Kehalas või kuskil mujal, aga ilmselt on Kehalas. Nii et jääme ootama. Aga tegime kindlaks, et ei ole mõtet selle autoga sõita, nii et vaatame, kas saame rahaliselt hakkama ja saame esimese järjega rajale. Loodetavasti saame, ma väga tahaks. Nii et eks me näeme.